kus me just kui siis nii tööandja kui ka see sama töövõtja suhtlevad ja mulle tundub, et see probleem on selline kahepoolne ehk et see tööandja, kui ta ei suuda ikka nagu pidada, et ta kell 9 peab helistama või saatma töömeili, et kuule hommikul kell 8 hakkame seda tegema ja see töövõtja siis peab vastama talle jah, siis see ei ole normaalne. Ja ega sealt ütleme, pikas perspektiivis mingi tead tulemust ei tule, see on selge, sest 24/7 ei jaksa mitte keegi töötada, oled sa siis väga fanaatiline eraettevõtja või kuskil riigiasutuses, mingit vahet ei ole. Ja seal on, ma arvan, et enamustel puhkutel on seal nagu 2 põhilist probleemi. Üks on see, et aja planeerimise oskus kui selline on üldiselt inimestel mitte väga kõrgel tasemel. Viisakalt öeldes. Viisakalt öeldes, sest neid, kes vaata hästi palju suudavad ära teha, neid iseloomustabki. Et number 1 asi see, et nad oskavad oma aega väga hästi planeerida. Sest et ta teab, et kui ma nüüd seda ei tee, siis sealt puudub pikem perspektiiv sellel tegevusel, eks ju. Ja nüüd ongi, eks kumba ma nüüd eelistan, eks, et kas ma nüüd siin teen midagi, siis tuli sõnum sisse, seal panen seal Facebookis vastu või ma ei tea, Messengeris kus iganes, eks ju. Või see, näed, siuke uudis tuli. Et kõik see ju hajutab meie tähelepanu. 100 asja korraga ei ole või? Ei ole võimalik teha, hajutab saada ühte asja korraga. Ehk siis, kui te tahate olla sotsiaalplatvormidel, siis pange ja määratlege sinna see aeg, kui palju te seal olete, aga siis olge ainult seal. Mitte niimoodi, et ma olen siin ja nüüd ma pean siia ja siis sinna. Ja see ei ole võimalik, ma räägin, see on just, et kus on su fookus, seal on ju su energia, seal on su tulemus, eks ju, see on nagu üks asi. Teine asi on see, et kui sul ei ole nagu pandud paika nii-öelda, et millal mul on puhkus, millal mul on töö. See ei tähenda seda, kui tuleb mingisugune ootamatu asi siis. Need on erandlikud olukorrad. Need on erandlikud, jah. Aga niimoodi, et kui pidevalt on mingisugune kriisisituatsioon, see ei ole lihtsalt reaalne mitte kellegi elu jaoks, eks ju. Ja te ei ole kiirabis tööl nii-öelda, nagu ma ütlen, et seal, eks ole, ka inimesed on, eks ole, 24 tundi näiteks järjest ja siis on ka paus vahepeal. Et sel 24 tundi nad on valves nii-öelda, et olen valmis tegutsema. Ja... Aga mõni tööandja ei saa sellest justkui aru. Talle tundub, et tegelikult ikka töö käibki 24/7. Vahepeal võid natuke hea küll magada ka, aga mina võin ikkagi tööd teha ja sulle need meiled saata. See näitab tegelikult ka seda, et see tööandja ise ei suuda ennast organiseerida. Ja olles nüüd 10 aastat organisatsioone väga erinevaid näinud, eks ole, kui ma koolitan, siis näiteks kui sa küsid, et mis on teil laiem eesmärk või kuhu te tahate välja jõuda, siis need on ka need, kuhu tahetakse välja jõuda, väga ebamäärased. Aga sealt hakkab ka juba omakorda probleem pihta. Ei suudeta sõnastada seda? Jaa, ei suudeta sõnastada, ei ole arusaamist, kuidas ka mõõta tulemusi näiteks, eks ju. Et ka see paneb. Ja sellepärast ongi, et minu arvates see IT-sektori, nemad on niuke hea näide, eks ju. Et ühtepidi on nagu vabad käed, et millal ma midagi teen või kus kohas ma maailmas sellel hetkel just olen, kui ma seda tööd teen. Aga seal on ka teistpidi see, eks ole, et selle aja jooksul, kui inimesed on katseajaga, siis sealt tuleb välja, kas ta suudab ennast organiseerida või mitte. Võt seal on just see. Ja see ongi, et kõik see hakkab nagu aja planeerimisest. Ja selles mõttes eraettevõtjana sa oled ju alati näiteks selles situatsioonis, eks ju, et sul ei olegi, et see, et keegi läheb kuuks ajaks puhkusele, see on minu jaoks täitsa tundmatu maailm 30 aastat. Aga minu jaoks, eks ole, see, et kuidas sa oskad ennast ka välja puhata. Ja seal ongi, et selles mõttes aju tahab saada erinevaid tegevusi. Ehk siis nagu üks lihtne versioon on ka see, et ütleme, et võtta kätte õpi, eks ju. Võtta kätte, alusta spordiga, kohe tuleb siin, eks ole, ka sportlik tegevus. Võtta kätte ja pane paika, et ma sellest kellast jälle kellani käin väljas, ükskõik mis seal väljas ei toimu. Okei, kui -20 ära, siis mine, eks ju. Aga sa pead saama nagu vaheldust. Aga Ülja, kuidas pidada neid läbirääkimisi? Et on olukord. Ma olen see töötaja, eks ju, ja ma saan neid meile ja justkui tööandja eeldab, et ma võtan, ehkki mul tööaeg lõpeb näiteks kell 5, kell 6, et ma võtan ka kell 9 telefoni. Kuidas pidada läbirääkimisi niimoodi, et see kõik oleks nagu viisakas ja ma jääks... Aga kui sa rahulikult ja selgelt seda väljendad, see, miks me seda ei tee, on tavaliselt see, et me kardame, et kui ma nüüd ütlen, siis ma jään tööst ilma. Ja, ma arvangi, et see ongi see esimene hirm. Sama, eks ole, ei ole maailmas see, et see on nüüd viimane ametikoht, mis üldse olemas on. Ja väga sageli just, et kui seal juba tekib selline olukord, et sa pidevalt oled selle pinge all, siis vastupidiselt ma ütleks, et see mõjub pikas perspektiivis juba sinu elueale, eks ju. Sest need uuringud ka näitavad, et kui sul nüüd on niisugune ahistav ülemus, ütleme, siis sealt tullakse välja kuskil 24 kuud võtab aega inimesel keskmiselt, kui palju see veel maksma läheb tegelikkuses, eks ole. Et sellega kaasnenud negatiivsest stressist, depressioonist üle saada, eks ju. Rääkimata terviseriketest. Et see päriselt mõjutab vaimset
bioloogilist. Ja seda on uuritud ja ma isegi kui ma seda doktoriõpet tegin, ma tegin ka ühe küsitluse 56 inimese, keskmiselt 18–24 kuud. Et kui neil on niisugune, ütleme, sest on ahistamine, eks ole. Et see näitab ju seda, et ülemus ise ei saa hakkama või ta ise ei taha vastutada mingite asjade eest. Veel kord, ma ei räägi sellest, kus on nagu kriisisituatsioonid, et nüüd ja praegu on vaja kohe ära lahendada. Kuidas ma alustan seda juttu, et tere, mul on mure või mis ma siis ütlen? Teine asi on see, et sa lihtsalt hakka ignoreerima. Konkreetselt. No jah, sest et vaata, meil on nagu, see on väga huvitav, et sa, ütleme näiteks eraettevõtlus, sa oled harjunud nagu, sul teeb küsimus ja sa kohe kiiresti vastad, eks ju. Aga näiteks olles ise korteriühistus, siis ma ütleks, et alati on nagu mõned tüübid, eks ju, kes lõpmatuseni võivad esitada küsimusi ja nüüd ongi, eks ju, et kui kiiresti me nüüd, kes me ei ole palgal, peaksime vastama, eks ju. Nii. Ja seal ongi, et see tuleb sisse ja see tekitab sinu stressi, kui sa nüüd ei oska sellele tõmmata piiri ette. Sest alati neid on niisugused vähesed tüübid, kes nagu küsivad, aga neil kunagi küsimused ei lõpe, nende nõudmised kunagi ei lõpe. On need õigustatud, mitte see on juba teine küsimus. Eks me peame ise nagu aru saama, mis on oluline laiemas perspektiivis, mis ei ole. Sest see on meie otsustada. Vaata, mitte keegi, nagu ma ikka ütlen, sa ei ole ohver, kui sa ise keeldud olemast ohver, sa oled ohver senikaua, kuni sa valid selle ohvri rolli. Kas see peaks olema kuidagi päriselt niimoodi kuskil määruses kirjas, sest näiteks täna Euroopa Parlamendist algatust arutatakse, et inimene ei pea pärast tööaega tegelikult suhtlema. Prantsusmaal on see olemas. Jah, see on väga mõistlik. Ja see näitabki teie töökultuur, eks ju. Et kui palju ikkagi, kuidas ma tean, Soome on ka väga hea näide. Et sellest kellaajast nüüd ongi vaba aeg. Sest et see, et ta saaks ennast välja puhata, see on eelduseks, et ta oleks võimeline nagu töötama efektiivselt. Sest muuseas, kui keskmiselt küsida, et kui palju inimene, näiteks kui ta on siis nii-öelda tööl, eks ju, kui palju ta 8 tunnist reaalselt tööd teeb, siis teate, see on 4–5 tundi. Sest et ka me ei jaksa, see on nagu see, kui ma teen efektiivselt tööd. See on see järgmine küsimus juba, et lühendatud tööaeg tegelikult inimene oleks efektiivselt. Ja unustage need müüdid ka, et keegi on võimeline tegema nii palju. Nagu presenteeritakse. Villi, aitäh täna hommikul tulemast, aga nüüd tõesti keha liikuma ja see aitab tegelikult ka päeva toredasti alustada ja olla siis töövõimeline ja asjadega hästi hakkama saada.